Nii, kuna ma olen praegu Ripolli kloostris, siin ilusas hoovis, siis on õige aeg mõtiskleda selle üle, miks ei saa nulliga jagada. Ja miks ma hakkan sellist lolli matemaatilist loba siin ajama, kuigi mõnele võib see väga kasulik, on see, et siin kloostris toimetas isik, kes tõi Euroopasse, nagu ma arvan, kes tõi Euroopasse siis araabia numbrid. Nii, nulliga jagamine, miks ei saa? Ja sellepärast, et mul on, ütleme, 6 küpsist ja 2 taldrikut, ja 6 jagatud 2-ga. Siis ma olen jagamiskäsu, mis on liikumiskäsk. Ja 3 küpsist liigub ühele taldrikule ja 3 küpsist liigub teisele. Ja kui mul on 1 taldrik, annan jagamiskäsu 6 jagatud 1-ga, need liiguvad kõik sellele ühele taldrikule. Ja kui mul on 0 taldrikut, ma annan liikumiskäsu, annan ikka, sest jagamine on liikumiskäsk, jah. Aga neil ei ole mitte kuskil enam liikuda, aga nad ei saa ka õigesse kohta jääda, nad peavad liikuma. Mis teedest saab? Kas nad lähevad kuskile kosmosesse ja kaovad selle ära või mis juhtub, jah? See on selline küsimus. Aga jah, araabia numbritest ja nulliga jagamisest tuleb ikka rääkida kohas. Sellist asja hakati Euroopas ajama. Ma mõtlen jah, et kes on nüüd keskaja ajaloo huviline. Selle inimese jaoks on Ripollis käimine, mõtleme, täielikult kohustuslik. Ma räägisin mingist 99%, et käib. Et kui ma elan Põhja-Koreas ega Nõukogude Liidus enam ja piirid on lahti, siis Ripollis käimine. Sa oled keskaja ajalooline, sa ei ole Ripollis käinud, sama hästi võisid öelda, sa oled õigusel. See on nagu see tõeni. Üks keskahäll, sest minu ees oli just, kui ma siin piletit ostsin ja muuseumisse tulla, oli üks prantslaste grupp Toulouse'ist, Toulouse, jah. Ma panin oma suu kinni, ma tahtsin öelda, et Toulouse'i klahv oli ainuke, kes ei murdnud oma vannet Ida-Rooma impeeriumile keisrile. No nii, aga mis ma ikka lohkem lobisen. Nüüd teate, miks nulliga ei tohi jagada.